Tervist, head Soker.net vaatajad, kuulajad. Üks-ühel olukorrad on tagasi ja seda puhku nii, et stuudios on mees, kel Premium-liigas ette näidata pea 300 kohtumist ja kes tänavu pallib Tartu Velko ridades esiliigas. Tervist, Tauno Teko! Ja, tere! No enne üks-ühel olukordasid tasuks ennast soojaks ka teha ja selle tarbeks on mul ette valmistatud sulle 3 soojendusküsimust. Esimene neist selline, et mida sa teeksid, kui jalgpalli sinu elus üldse ei oleks? Kuna praegu mul nii või naa nii-öelda töö kõrvalt või nii-öelda siis jalgpalli kõrvalt on nagu päris töö ka, et hetkel olen siis nii-öelda panganduses, et ilmselt ma siis oleks seal võib-olla nii-öelda rohkem ja kogu aur läks nagu sinna peale, aga ma arvan kindlasti liigutaks ka ennast, et võib-olla siis praegu esimesena äkki võib-olla padel või midagi sellist, et ikkagi liigutada tahaks. Aga muud spordiala väiksena oled ka proovinud? Ma käisin, spordiala ma käisin males, et males oli ka päris ikkagi mingid võistlused, ma ikkagi noorena võitsin ka males, et aga muid ma isegi ei teinud, et pigem ainult jalgpall. Milline on sinu parim ja halvim iseloomu omadus sinu enda hinnangul? Parim ja halvim, ma arvan, et ma olen suht nii-öelda hooliv ja muretsev võib-olla, et püüan kõike aidata ja võib-olla ma isegi mingites kohtades võib-olla siis muretsengi üle, et ongi nii võib-olla parim kui halvim, et on sul mõni selline moto või tõekspidamine, mille järgi sa elus juhindud? Sellist ühte kindlat ei ole, aga üldiselt ikkagi püüan mõelda et tee teisel seda, mida sa ise tahad, et sulle tehakse, et püüan nii-öelda olla positiivne ja normaalne inimene teistega. No mulle tundub, et oleme soojaks saanud ja liigume edasi natuke tõsisemate küsimuste juurde. Tänavu sa naasid esiliigas platsile 2. juulil täpsemalt ja seda kõike tegid sa pärast seda, kui sa vähi seljatasid. Millal see vähi teekond kõik alguse sai? Jah, see teekond hakkas siis eelmise aasta siis nii-öelda hooaja alguses, et selles ettevalmistusperioodil, et kuskil jaanuar, veebruar, märts mul hakkasidki sellised mingid kaelavalud, et oligi vahepeal, et kui meenutan ka siis, et ei saanud siin otseselt nagu trendides kehagi pöörata ja pead pöörata, et erinevad valud ja siis kuidagi et järjest nagu hullemaks need valud asjad läksid ja siis ükski hetk hakkasin nii-öelda arstide vahet käima ja siis tuli see diagnoos nagu välja ka. Ja just see kaelavalu oligi esimene asi, milles see haigus nii-öelda ilmnes? Põhimõtteliselt mul oli kaelavalu oli kõige suurem ja lõpus oli juba sellised väsimused ja sellised asjad ka juurde. Aga kui ma meenutan, siis ma käisin see kohustus see spordikontroll, et seal ka nägime erinevad andmed, et see olid nagu vereproovid, mis olid hästi halvad ja lisaks oli see, et oli ka see kaalulangus siis järsult mingi selline 5-6 kilo, et ise nagu tähele pannud, et need ka indikeerisid, et midagi nagu ilmselt on nagu valesti. Milline see valu oli? Kas see oli selline pidev või ta oli nii-öelda pulseeriv, et ta tuli lainetena sulle kallale siis nii-öelda? Selles mõttes ikkagi pigev, ütleme, et kui ma võib-olla lamasin, siis võib-olla nagu tunda nagu ei olnud, et aga muidu selline ikkagi nii-öelda järjest ja võib-olla kui sa pingutasid rohkem, oli veel nagu rohkem see valu ka, aga kuidagi seal püüdsin ikka alati, mäletan, et kuidagi trennides ikka käia ja mängudes seal mängida, aga lõpuks oli selline ikka liiga suur võitlus, Aga see valu siis ei lasknud trennides ka lõpuks kaasa teha asju, põhimõtteliselt oligi see, et oligi mäletan, mul lihtsalt tuli praegu silme ette ka üks harjutus, kus oli see, et oli keskel pidid nagu mõlema poole tihti pöörama, kes ühele poole nagu ei saanud pöörata, et see nagu selline ikka keeruline nagu jalgpalli mängida ja seal ka püüdsime siis mingid nagu vabu päevi anda, et äkki läheb nagu paremaks ja tegime isegi mingi soojama reisile, läksime seal mingi pärast teist vooru et äkki nagu hakkab paremaks, aga selles ei olnud põhjus. Sa varem oled rääkinud, et käisid Egiptuses puhkamas, lootsid, et see soe õhk või see nii-öelda teeb paremaks seda, aga sealt tagasi tulles jätkus kõik samamoodi, See oli selline, et äkki on mingi stress, et soe ilm ja kõik see nagu aitab, et võtta nagu aja maha, et kõik mingid tööpinged asjad, aga see nagu ei aitanud ja pärast seda tuli kohe see sportlaskontroll ja sealt hakkas nagu seda asi jooksma, et püüdsin selle ka, aga see nagu ei olnud põhjus. No räägi, kuidas spordiarsti juures välja tuli, et nõnda karm diagnoos tegelikult sind nii-öelda segab? Ma mäletan kohe, et kui ma alguses tehti nii-öelda see vereproov, mäletan mingi sõrmest ja siis ta nägi kohe neid tulemusi, ta arvas kohe, et äkki on üldse mingi analüüsi viga, et saadeti uuesti alla nii-öelda verd võtma veenist ja
ja sealt ta siis jah nägigi, et need on nagu väga-väga halvad, et ja siis me kahtlustasin veel seda, et äkki on nagu Egiptusest mingi viiruse või asja saanud, et üldse võib-olla mingi muu teema. Ja aga selle ratta peal selle koormustesti ma tegelikult tegin ära, et põhimõtteliselt enam sain nagu selle nii-öelda rohelise tule ka, välja arvatud selle klausliga, et kõik need kaelaasjad tuleb nagu korda saada ja vereproovi tuleb tegema minna, et jaa, aga see oli jah, nagu seletamatu ka, et miks need nagu vereproovid nii halvad on. Ja pärast sealt spordiarsti juures saadeti sind kohe edasi EMO-sse, ma saan aru? Põhimõtteliselt jah, ma tegin tegelikult läbi perearsti, ma tegin alguses neid vereproove ja siis oligi jah see, et kõik need arvasid ikkagi, et jah, need on küll halvad, aga äkki ongi ikkagi mingi viirus, et saati veel kuskil viirusarsti juurde ja mingid need asjad, et või mingi nakkus selline arst. Ja siis käisin seal ära, aga siis oli need kaelavalud ja siis oligi, et mind tegelikult haiglasse võetigi nii-öelda siis üldse nagu kaela pärast, et äkki oli radioloogia osakond või midagi sellist, et öeldi, et 3 päeva äkki oled ja siis saad nagu välja, et vaatame korra üle, on ju. Ja siis öeldi sulle tõenäoliselt lähiajal, mis diagnoosi sa said, milline see diagnoos täpselt oli, oskad ehk lahti seletada? Jaa, et põhimõtteliselt alguses jah, kui mind seal kaela pärast võeti see radioloogias osakonda, siis ütleme nii, et elul väga selles mõttes nagu viga ei olnud, et mul olid mingid valuvaigistid peal, et valu otseselt ei olnud, on ju, anti mitu korda päevas on ju süüa, toodi sulle ette, tehti mingi võimlemisharjutused, natuke nagu võib-olla selline spordilaager, et ei olnud otseselt nagu häda midagi, aga siis jah, nad ütlesid kohe, et okei, et jah, et ikkagi see kaelavalu nagu ei seleta seda nagu neid verenäitajaid ja siis me tegime erinevaid igasugust analüüse ja siis põhimõtteliselt oligi järsku nii, et jah, et reede õhtul põhimõtteliselt oligi siis üks nii-öelda töötaja minu juurde öeldi, et põhimõtteliselt, et jah, ole hea, et paneme asjad kokku, et viime sind nagu teise osakonda ja siis me läksimegi reedel teise osakonda, pandi mind kuskil isolaatorruumi ka veel ja öeldi, et valvearst tuleb sinu pärast nagu eraldi välja, et oota siis, et siis antakse sulle teada, et enne nagu midagi ütle ja siis tuli valvearst välja ja hakkaski rääkima, et diagnoosiks siis rahvakeeli verevähk, aga selline äge leukeemia üks vorm, et veel mingi erivorm ka mingi, et täpselt nimetust nagu ei oska öelda, aga jah, kõik see nagu reede õhtu see teada sain. Milline see esimene emotsioon või tunne oli pärast seda, kui sa kuulsid, mis see diagnoos siis lõplik on? No hakkasid ikka küsimused peas nagu, et miks ja kuidas on ju, et oli ikka selles mõttes nagu keeruline ja oligi et nagu siuke reede õhtu ka ja kõik siuke nagu ikkagi pani nagu jah, ikkagi mõtlema kõigele, aga samas see kuidagi ikkagi läks päris kiirelt, et juba allkirjastel paberid, et oled raviga nõus ja põhimõtteliselt hakkas nagu pihta. Kas mingil hetkel tekkis nagu selline tunne ka, et justkui kõik saab läbi või et kõik variseb kokku nii-öelda? No ma arvan, see reedel seal ikkagi nagu sai, et kuidagi arst, kes mul teavits, oli ka selline väga nagu ei olnud ka väga, ta oli nagu kuidagi realistlik, vaata, et see on ikkagi nii-öelda põhimõtteliselt ikkagi paha haigus, et me peame vaatama, kuidas su keha nagu allub sellele ravile. Ja siis oli nagu küll, et nagu mis asja, kuidas ja miks just mina, et sellised nii-öelda halvad mõtted olid peas. Aga jaa, siis hakkasime vaikselt minema. No, mida sul esmalt räägiti, kui pikk see protsess taastumiseks saab olema või millised need võimalused üldse on, et sa sellest olukorrast nii-öelda võitjana lahkud? No põhimõtteliselt mulle ka öeldigi, et mul iga päev, kuna iga päev võeti vereproove, et me kogu aeg hakkamegi jälgima, kuidas mu keha nii-öelda sellele ravile nii-öelda allub, et kas see ravi, mis mul minu jaoks valiti, et kas see nagu toimima hakkab. Ja minu puhul õnneks oligi niimoodi, et küllaltki vara nagu see selgeks, et keha ikkagi nii-öelda allub see ravile või nii-öelda, et siis et see ravi nii-öelda toimib ja sealt siis hakkasime ka päevalt minema ja niimoodi. No kellele sa sellest halvast uudisest nii-öelda esimesena märku andsid ja kuidas nemad seda vastu võtsid enda poole pealt? No ja sellega oligi niimoodi, et kuna reede õhtu, siis oma peas ja Eesti mehena on see, et mis sa hakkad nagu teistele ütlema, et rikud teist nädalavahetus ära või mis see nagu annab lähedasele, et ma siin reede õhtul ütlen, et pärast tööpäeva lõppus, et ma hoidsin seda enda teada ja naljakal kombel esimesena saigi nagu tollane peatreener nagu Jaanus Reitel sellest teada, sest et ta kuidagi küsis, et kuidas mul seis on ja kas võib millalgi minuga arvestada ja siis ma nagu andsin talle märku, et ikkagi nagu tõsisem, et läheb nagu pikemalt aega.
ja lähedastega oli jah selline, et jälle kuidagi, et ma ei tahtnud nagu seda diagnoosi nagu otseselt öelda, et ma hakkasin kuidagi päevalt nagu seda infot nii-öelda, ma ei tea, tilgutama või pehmendama, et üks päev ütlesin jah, et viidi teisosakonda ja järgmine päev, et jah, et midagi vist verest nagu leiti, on ju, ja noh, ja siis üks päev jah, et noh, kuule jah, tegelikult jah, nimi vist on verevähk, on ju, et noh, et see kuidagi see sõna kõlas või noh, tundub, et see võib-olla hirmutab nagu inimesi ja lähedasi, et sellepärast ma nagu püüdsin neid säästa. No kuidas see raviprotsess algas, milline see ravi oli, kas sa olid haiglas või sul anti koju mingid tabletid või kuidas sellega oli? Jaa, ma olin haiglas siis 45 päeva järjest, et päris pikk periood. Põhimõtteliselt mu ravi oli jah, et enam said 1 tabletid, mida võtsin hommikul õhtul, pluss siis jah, sain veeni, vedelikku, et siuke arseentrioksiid oli seal nimi, et mida me seal iga päev siis nii-öelda pandi mul tilkuma kanüüliga, et seda ma nagu võtsin, jah. Ja kui kaua see kogu raviprotsess üldse kokku kestis? Eks põhimõtteliselt 45 päeva olin haiglas ja siis mul hakkas nii-öelda päevaravi, eks ma käisin nii-öelda päeval haiglas nii-öelda neid ravimeid saama, siis sain koju. Et see oli selline, et 4 nädalat käisin, 4 nädalat puhkasin, ma nii-öelda kodus nagu ilma ravita ja sellised 4 tsüklit, ehk siis kui mul algas see kõik selline märts-aprill ja siis läbi jah, viimane ravipäev oli nagu 5. detsember, et noh, siis peaaegu ikkagi noh, põhimõtteliselt terve aasta ikkagi läks nagu selle kanda, jah. Kui kaua sul see, või kaua need valud kestsid, kui sa seda raviprotsessi alustasid, kas terve selle aja vältel olid või millal sul endal nii-öelda parem hakkas olla? Kusjuures need kaelavalud, need nagu kadusid isegi suht kiiresti ära nende ravimitega. Okei, mul oli küll päris pikka aega, et ka mingid valuvaigised peal, aga need kadusid selle ravi tegemisel nagu ära. Aga noh, eks üldine oli ikkagi, et mäletan, mul oli ka, et alguses kohe tablettidest oli selline, et siuke okserefleks oli nendest, et alguses nagu ei saanudki neid võtta ja siis oli ka mingi, et õnneks on olemas mingi nii-öelda see oksevastane selline, noh, nii-öelda iiveldusvastane siis nii-öelda ravi, mis ka nagu lõpuni võtsin, et see nagu päästis. Aga üldiselt jah, kõik siuksed väsimused ja peavalud ja need ikka pärast ravi nagu käisid ja justkui jõuetus, et igasugused olid nagu lihtsad asjad olid nagu ikkagi nagu raskemad, et liiga palju nagu kõndida jõudnud juba ja trepid olid nagu rasked, et see ravi ikkagi võttis selle keha ikkagi läbi. Raviperioodi sisse jäid su enda pulmad ka. Kui keeruline oli nii-öelda keskenduda pulmadele nagu elu kõigele ühe ilusamale päevale, samal ajal kui sind raske haigus vaevab ja sa ei tea, kas sa sellest nii-öelda jagu saad? Jaa, et ikkagi tahtsime selle pulmad ikkagi ära pidada ja pigem nagu mõtlesimegi selles vaates, et siis oleks võib-olla see aasta nagu nii-öelda jääb ikkagi võib-olla rohkem nagu see meenutama, kui kõik see halb ja halb haiglaaeg, et ikkagi kindlasti tahtsime seda teha aga noh, eks ettevalmistus selline, et noh, samas võib-olla oligi nagu haiglas mingit tegevust ka, et mõtlesid seda ja natuke planeerisid, et pigem see oli just selline positiivne selle kõige valguses. Aga kui keeruline see vaimselt oli, kui sa proovid nagu samal ajal kõvasti haigusega võidelda ja siis sind ootab ees nii-öelda elu üks kõige vingemaid päevi? Jaa, no seal oligi mingid takist olid, vaata, et väga näiteks nii-öelda alkoholi väga seal ei saanud või tahtnud võtta ja noh, mis muud mured olid ka see, et nii-öelda see haigus lõi nii-öelda nagu kehaliselt ka välja, et olid nii-öelda nägu oli rohkem paistes nendest ravimitest ja mingid juuksed langes seal palju ja see kõik mingid siuksed mured olid ka natuke, et enam-vähem normaalne nagu välja näha, et jaa, aga lõpuks ma arvan, läks hästi ja päeva igatahes nautisime. No sa ütlesid, et alkoholi ei saanud tarbida, kas olid veel mingid nii-öelda piirangud, mida sa ei saanud selle raviperioodi ajal teha? Muidugi see oli jah nagu treeningud, et nii-öelda intensiivsed treeningud nagu teha ei võinud, et ma mingi hetk jah, ma natuke nii-öelda jõusaalis käisin nagu väga kergete raskustega, et natuke nii-öelda keha nagu toonuses hoida, aga jah, et trennist loobuma ja et selline kõik, mis on intensiivne, et mingid saunad, asjad ja sellised ka nagu ei soovitatud, et jah, et pigem siuke nagu jah, hästi rahuliku elustiili. No mõned päevad enne aastavahetust tunnistati sind terveks. Räägi natuke sellest päevast, kui sa selle hea uudise teada said. Jaa, täpselt enne aasta lõppu, et ja kuidagi, kui see ette nagu kätte jõudi, siis oli nagu siuke kuidagi
ma ei tea, tühi tunne või kuidagi, et okei, et ongi nüüd nagu tehtud, et terve see periood kogu aeg ainult nagu selle ümber nagu keerles ja noh, kindlasti muidugi hea tunne, aga ma kuidagi sisemiselt teadsin, et juba pärast seda viimast seda ravipäeva, et kindlasti nüüd on kõik korras ja lihtsalt peame selle tulemus, noh, nii-öelda neid analüüsi tulemusi veel ootama, et aga jaa, ikkagi jaa, selline hea tunne, aga natuke selline tühi tunne, et kas nüüd ongi kõik, et nagu tore. Aga kas nüüd ongi niimoodi, et see haigus on nagu täiesti välja juuritud või seal on veel mingigi variant olemas, et see võib nii-öelda uuesti ennast ilmutada? Doktori sõnul peaks olema selline nii-öelda siis diagnoos haigusega, mis nagu ei peaks tulema tagasi, et kui sa välja ravid, et siis see ei tule, aga jah, praegu nii-öelda jälgimisel ma ikkagi olen, et käin seal vereproova andmas iga paari kuu tagant, et aga peaks olema selline, mis tagasi ei tule. No jalgpalli juurde naasmine, kas see oli sul kogu aeg kavas või tuli alles pärast selle haiguse seljatamist uuesti plaani? See oli mul jah, põhimõtteliselt kohe oli mul peas mõte, et noh, said ju seal haiglas olles lage vaadata ja hakkasidki mõtlema, et kui ma tulevikus nagu tagasi sellele perioodile vaatan, et kas siis ütlengi, et oma jalgpallikarjääril, et tuli paha haigus ja ma sellepärast enam ei mänginud, et oleks niisugune nagu vabandus või älibi olemas. Aga mõtlesin kohe peas välja, et teeme selle ravi praegu, keskendun sellele, alistan selle haiguse ja siis hakkan vaikselt nagu tagasi tulema, et ehk siis ületan haiguse, tulen platsile tagasi ja mängin edasi, et see oleks nagu palju ilusam lugu ja palju parem nagu tagantjärgi vaadata. No kuidas see tagasi tulemine algas? Hakkasid lihtsalt vaikselt trenni tegema või hakkasid nii-öelda vaikselt neid koormuseid suurendama? Kuidas see käis? Räägi seda natuke lahti. Jaa, kõigepealt algas sellega, et võibolt jah, klubi pooled siis rääkisime tegevjuhi ja peatreeneriga, et kas mul üldse koht on veel võistkonnas ja kuidas nagu neil soovitakse, et ka ju Velko järjest neid ambitsioone tõstab ja tol hetkel ka taheti meeskondadega natuke nii-öelda väiksemaks teha, et nii-öelda mängijate arvult. Aga anti kohe nagu märku, et jah, et mind kindlasti nagu soovitakse ja et võtta nii palju aega, kui soovid. Ja pärast seda oligi siis meie fitness-treeneriga saime kokku ja panime siis nagu plaani paika, et põhimõtteliselt alguses hakkaski nii-öelda jõusaali kavadega, hakkasime vaikselt tulema. Et tegingi jõusaali järjest ja seda tegin isegi mitu kuud. Ja siis olid jah mingid eesmärgid, et kui ma suudan või saan joosta juba mingi aja, et siis võib hakata juba nagu palliplatsile tulemisel, pluss muidugi see tervisekontroll uuesti, sportlaskontroll, et see oleks okei. Ja siis ma mõtlen, kas äkki oli juba mais võib-olla äkki hakkasin juba trennide juurde tulema nii-öelda, et hakati nagu hästi vaikselt kogu aeg järjest rohkem nagu meid sisse panema erinevates harjutustesse ja nii ta vaikselt nagu läks. No kuidas võhmaga oli või mis see kõige keerulisem asi oli, mille sa pidid nii-öelda taastama selle taastumisprotsessi jooksul väljakule naasmise jaoks just? No ikkagi see võhma asi, et trennides ka ikkagi kiiresti ikkagi väsib ära, kuigi mäletan kohe, et pandi mingitesse sellisesse palli hoidmisse neutraalsesse, siis ma seal kohe ma ei tea, keerutama nalpsena, aga ikkagi sain seal nagu öelda, et meest tuleb ikka, et see klass ikkagi jääb ja aga jah, ütleme, et jah, jooksmisega oli ikkagi probleeme, et ilmselt ka praegu veel, et ja teine asi, mäletan oma seda nii-öelda tagastuleku mängu Tuubli vastu või nii-öelda siis Tuubli eest, Paide U21 vastu, et see oli ka, et muidugi oli hästi palav ilm ka ja ma mäletan, vaatasin juba mängiti 7:46, vist vaatasin nagu seda tabloo peale, et kell on nagu ainult nii vähe, ma olen juba nagu täiesti punases, et ma ei jõua, et nagu põhimõtteliselt juba taha nagu vahetust, et ikka jah, see võhma ja see mängurütm on ikkagi midagi teist, kui lihtsalt mingi jõusaali või ainult nagu trennid. No teises liigas tulid tagasi varem, esiliigas 2. juulil said mängida küll 3 minutit ainult, aga ma kujutan ette, et pärast seda emotsioonid olid täiesti uskumatud ja võimsad. Jaa, see oli nagu kuidagi ikka väga võimas, et ma mäletan ka, et kui näiteks juba liidrite mäng ka, et oluline mäng ka, et tore, et mind usaldati seal lõpus ja mäletan, kui ma mängu tulin, et kuidas rahvas skandeeris mu nime ja pärast mängu ka, et kõik see nii-öelda kogukonna see toetus ja kõik asjad seal kokku, et see oli tõesti nagu võimas, et võttis ikkagi tahtmata selle silma ikkagi märjaks ja et jõudis nagu kohale, et kõik, mis on nagu tehtud ja terve aeg olen selle nimel nagu nii-öelda vaeva näinud ja rüganud ja olla tagasi, et see ikkagi oli jah, väga-väga võimas.
no kuidas see kogu haiguse kogemus sinu suhtumist ellu või jalgpalli siis nii-öelda teisejärguliselt üldse muutnud on, kuidas sa pärast seda elusse oled hakanud suhtuma? Ma arvan, et ma olen mõnes mõttes nagu rahulikum ja üldse püüan oma keha nagu rohkem kuulata ka, et ikkagi eelnevad aastal on ka see, et nagu nii-öelda verininast väljast alati nagu mängin, et ma ei tea, alati kas valuvaigistid ja ma ei tea, siit-sealt ikka läbi valu nagu kuni lõpuni mängin, et nüüd on nagu pigem see, et kui ma juba näiteks praegu ka, kui ma natuke mingi hetk hakkas kuskilt mujalt natukene nagu tundma andma, siis me ikkagi võtsime võib-olla natuke rahulikumalt, et kas timmisime neid koormused trennis, et püüame nagu rohkem nagu jälgida. Et jah, püüan nagu nii-öelda olla rahulikum, positiivsem ja seda küll, aga et võib-olla nagu praegu, ma tahaks nagu öelda, et see haigus nagu ainult mind nagu ka ei defineeri, et ma pigem nagu tahan nii-öelda, et olen sellest nagu üle ja olen nii-öelda nagu ikka nagu tavaline, et püüan nii-öelda tavaellu nagu naasta. No mida sa ütleksid inimesele, kes on samasuguse halva või kurva nii-öelda uudise saanud, kuidas sellega toime tulla sina kui inimene, kes selle läbi on omal nahal elanud? No kõigepealt kindlasti on see, mis ka nii-öelda haiglas räägiti, on see enda see nii-öelda mõtlemine, et sa pead olema ise ka nagu positiivne ja sellesse ravisse uskuma, et see nagu aitab ka sellele ravile kaasa ja kindlasti nii-öelda usaldama arste, et neil on see kogemused ja teadmised, et nad on ju, tahavadki sulle ainult tead ja teha nendega nagu nii-öelda koostööd ja jah, ongi, et usk ja lootus. No me siin praegu räägime sellest sinu haigusest, aga kui keeruline sinu enda jaoks seda kõike teha on, seda nii-öelda uuesti läbi elada, sellele uuesti mõelda, kui keeruline see on sinu jaoks? Ma mäletan üldse, kui see haigus tuli, no see oli kohe, et kus ma nüüd olen, miks ma nagu ei mängi ja sellised asjad, et me pikalt mõtlesime ka, kuidas kas üldse jagada, nii-öelda siis klubi nagu tegevjuhiga, et kas hoideks enda teada, aga mingi hetk mõtlesimegi, et võib-olla esiteks inimesed juba tahavad teada nagu ma ei tea, Velko kontekstis, kus ma olen, aga ongi, et nagu teisi inimesi võib-olla nagu aidata ka, et keegi võib nagu mingit sellist positiivset lugu, mis võib nagu aidata ja pluss, mis nüüd ka eriti on nagu aru saada või mis öeldakse, aga mul ongi see, et eriti just nagu ka meeste puhul, et nagu mehed väga nagu ei räägi ja sellist lugusid just nagu meeste poolt väga palju ei ole. Et selles mõttes ikkagi ma ise mõtlen seda natuke ka neil sellised, et võib-olla aitab nagu kedagi sellist natuke nagu heategevuse mõttes ka, et seda lugu jagada ja mingi hetk ikka mõtled, et nüüd on jälle see, hakkame seda plaastrit lahti tõmbama, aga nüüd on kuidagi see, et olen juba nii palju sellest rääkinud, et suudan seda nagu vabalt teha. Nii et sul on ajaga just kui mingi missioonitunne ka natukene tekkinud, võib öelda? Jaa, ma arvan küll, et tegelikult alles nädalavahetusel oli ka selline asi nagu Onkofest, mis on siis nii-öelda Eesti selline patsientide poolt loodud selline vähi nii-öelda kogukond, et oli ka selline üritus, kus käisin ka nagu rääkimas ja et tegelikult sellel teemal nagu peab rääkima, et see oleks tabu ja et aitaks nagu inimesi. No võt, jätame selle haiguse praeguseks sinna paika, räägime natuke Velkost, Velko edu esiliigas. Kas see on sinu hinnangul pigem nagu ütleme asjade loogiline käik või kuidas sa sellele vaatad, et praegu esiliigas juhitakse pigem suure eduga? No mis üldiselt muidugi ütleme, et tahaks öelda, et on ju tabel ei valeta, aga sõnum on ikkagi see, et et me oleme ikkagi kahe jalaga maa peal, et nüüd ei räägi, et me oleme siin võitmatud ja Premium liigast juba räägime, et ongi, lähme mängult korraga aga eesmärk on selge, et soovime ikkagi Premium liigasse tõusta. No väljastpoolt tundub kuidagi, et Alo Pärnklubi käe all on kuidagi see Velko nii-öelda õide puhkenud või ennast nii-öelda hästi leidnud, kuidas sa klubi seestpoolt seda vaatad, et kas Alo käe all olete teinud nii-öelda järgmise sammu edasi? Ma usun küll jah, et kui kindlasti eelnevad aastad Jaanus Reitel aitas meid nagu sellest nii-öelda Velko seda kvaliteeti kõvasti tõsta, aga ma arvan, et nüüd Alo omakorda andis jälle selle uue hingamise ja uued ideed, et tundub ka seespoolt ka, et on jälle samm juurde pandud ja lisaks juba kõik see organisatoorne pool ka, et muutsime trenniajad õhtust hommiku peale ja mõned uued mängijad, spordidirektorid, asjad, staff, et kõik nagu liigub minu meelest õiges suunas. Aga sinu enda poole pealt, millised eesmärgid sa endale jalgpallis pannud oled praeguseks? Nüüd selle esimese eesmärgi ma täitsin, on ju, et tulla platsile tagasi, et see on täidetud. Aga nüüd ongi, et järjest nii-öelda paremasse vormi saada ja uuesti siis ka nii-öelda põhikoosseisuna aasta ja aina rohkem nagu mänguminutit saada.
et see on praegu nagu järgmine eesmärk, et praegu on jah sellised nii-öelda väiksed minutid, aga tahan ikkagi uuesti põhikoosseisu saada ja rohkem mänguminutid. Aga teeme sellise eeldus, et Velko tõuseb Premium-liigasse ja kas me näeme sind ka veel Premium-liiga väljakul? Praegu peaks seal olema 289 mängu, 300 oleks ju ilus number, mis Jalgpalliliidu kodulehelt vastu võiks vaadata. Jah, et kui me teeme selle eeldus, et nagu ütlesin, et oleme 2 jalaga maa peal, on ju, aga jah, et ütleme, jah, lepingut mul hetkel klubiga ei ole, aga ma arvan, et jaa, mina nagu Velkos nagu ennast näeksin küll ja tahaksin Velko eest nagu mängida ja lisaks, nagu ütlesid, jah, neid Premium-liiga mänge, siis tegelikult ongi, et oleks minu 10 hooaeg ka, et praegu on 9 hooaeg, et see oleks ka selline märgiline, et vähemalt 10 hooaega nagu kõrgliigas, et jaa, vaatame, elame-näeme. Aga ise jaksaksid sa seda kõrgliiga pulli nii-öelda veel kaasa teha ja seda jalgpalli nii-öelda jalgpalluri elu elada? Jaa, ma usun küll, et eks muidugi näeb, kuidas seda keha nagu hakkab välja lööma, kui need koormused järjest nagu kasvavad ja mänge rohkem mängin, aga nii-öelda tahtmist ja jõudu ambitsiooni nagu on ja armastus spordi vastu. Olgu, suurepärane. Selline oli see 1-1 olukord. Aitäh, Tauno, saatesse tulemast ja aitäh teile, et meid jälgisite. Nägemist!